Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM-is, Ruut FM-is, Kuressaare Pere raadios ja meid saab kuulata igal pühapäeval kell 11 hommikul ja õhtul uuesti ja siis kui internetis tahate, siis iga kell kui aega ja tahtmist. Ja oleme täna stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme, teeme selle aasta viimast saadet. Kas te ka teadsite, et Räägime asjast on pisut rohkem kui 10 aastat vana. Esimene saade läks eetrisse 15. november 2015 ja siis oli ta eetris laupäeviti alguses. Aga selline nostalgia hetk lihtsalt aasta kokkuvõttel võib-olla. Me väga süstemaatiliselt plokkideks ei jagaks võib-olla oma saadet aastavõtt lõpu rosoljet teeme siin, aga kui me siin Mardiga arutasime, mis see saate läbivad teemad või aasta läbivad teemad võiksid olla, siis Eestis kindlasti aasta läbivad teemad aasta algusest saadik on korduvalt on üles tõusnud e-valimised, sellest kui vildakad ja pettuse aparaat nad on, peaks nüüd juba ikka praktiliselt kõik aru saama ja aina rohkem inimesi saabki. Teiseks, kui me võtame kokku 25. aastat, siis on täiesti selgelt Trumpi aasta. Rohkem kui oli 2017, kui Trump esimest korda Valges Majas aasta otsa oli olnud. See, mida ta kõik on teinud ja kui kiiresti ta on jõudnud, sellest kindlasti räägime, sest et meedia valetab teile selle kohta iga päev. Ja meie kolmas teema ongi meedia. Alates sellest, et me alustasime ju aastat suure skandaaliga ERR-is, kus lavale toodi transvestiidisõbralik riigitelevisioon tõi pornoetenduse vägivaldse pornoetenduse lavale jätkates sellega, kuidas meil ERMis tehti ilget ja vägivaldset pornoetendust ja kuidas meil ERR-is tehti siis isadepäeval surrogaat emadust või isadust populariseeriv homoetendus. Et see on meedia üks osa, teine osa, kui me siin seome selle ära Trumpiga, kuidas meedia vaid täiesti tuimalt räägib meile, kuidas Epsteini failides figureerib kõige rohkem Trump, absoluutne vale uudis, lihtsalt absoluutne vale uudis. Ja räägitakse seda sellepärast, et mitte rääkida Bill Clintonist või Larry Summersist või kümnetest teistest vasakpoolsetest poliitikutest, kõrgetest vasakpoolsetest või Obamadest näiteks. Nii et meedia valelikkus on ikka päris õudne või räägime sellest, kuidas meedia ei võtnudki eriti käsitleda Lauri Läänemetsa minu meelest ilmselgelt kriminaalset käitumist kuluhüvitistega, et räägime sellest meedia asjast natuke. Aga e-valimistest võib-olla mõned markerid maha, et me kirjutasime kirja või täpsemalt öeldes Arvo Aller, meie fraktsiooni liige ja erakonna aseesimees, kirjutas kirja OSCE Odihlile, kes on siis demokraatlike valimiste vaatleja ja palus, et nad tuleks ja annaks hinnangu meie e-valimistele. Odihl on e-valimisi juba ennemgi mõnel korral vaadelnud ja olnud tegelikult kriitiline. Nüüd nad saatsid siia missioon käis Eestis ringi, missioon tegi raporti, raport oli põhjalik ja küllaltki tehniline, eks me seda siin saates ju mitu korda käsitlesime, aga raport tegelikult ütles väga selgelt, et kümneid asju on, mis on vaja korda teha selle jaoks, et saaks öelda, et e-valimised on vaadeldavad ja kajastavad valimistulemist õigesti. Ja sellele lisandub siis siin TalTechi IT-spetsialistid või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, siis arvutiteadlased, kes meil on kirjutanud nüüd mitu korda ja mitmed erinevad inimesed, kui katkine või kui pettust lõdvalt võimaldav, valimisvõltsingut massiliselt võimaldav on meie e-valimiste süsteem ja lisame siia siis kevadel, ma peast enam ei mäleta, kas see oli aprillis umbes, kui oli siis Riigikogu erikomisjonis oli samamoodi pärast seda Odihri raportit oli see e-valimiste teema luubi all ja seal tõestati ära ja valimiskomisjon tunnistas üles, et 23. aasta valimistel tõepoolest selline lugu on, et seal programmis oli võimalus, et kõiki hääli sai kustutada, kõiki hääli sai muuta ja hääli sai ka suvaliselt lisada. Ehk teisisõnu mitte ainsatki antud e-häält
ei pruukinud õigesti lugeda. Ka see, mida meile räägitakse, et e-hääled, näete, vaadake, kui palju inimesi kasutab e-valimisi, see juba näitab, et inimesed usaldavad seda. Ka sellel ei ole mingit pistmist reaalsusega, sest et võib-olla see on, praktikas on see võimalik olnud, et kõik need e-hääled, mis seal on pandud süsteemi paha tegija poolt sinna süsteemi ise sisse. Ütleme niimoodi, et isegi kui mitte ainuski inimene ei käiks Eestis e-häält andmas, on võimalik sinna lisada 100 000 e-hääli ja öelda, vaadake, kui populaarne on e-valimine. Kusjuures isegi mitte väga IT-asjatundjad, aga lihtsalt tähelepanelikud inimesed on teinud oma analüüsi ja võtnud kandidaadid, võtnud EKRE kandidaadid, võtnud siin Eesti 200 Reformierakonna kandidaadid ja vaadanud, missuguse sellise mudeli või maatriksi või missuguse vahekorra alusel on need hääled jagunenud ja kummaline. Reformierakondlastele enam-vähem ühesuguse protsendiga kõik on saanud e-hääli, ütleme 30%. Et see on täiesti masinlikult. 60 ikka, 60. Ütleme selles mõttes, nemad saavad alati 2 korda rohkem paberhäältest. Ma tulistan selles mõttes puusalt, et ma neid protsente praegu ei mäleta, aga protsent on olnud kõigil ühesugune. Ja meie oleme ka saanud muidugi, meie kandidaadid, EKRE kandidaadid on ka muidugi saanud mingisuguse hulga e-hääli. Meil on ka ühesugune protsent, aga väike protsent. Et see on ju selge, et kuskil on kirjutatud mingi programmijupikene ja see programmijupikene on söödetud sinna masinasse sisse ja masin ongi need e-hääled ära jaganud ja sinna vajaduse korral ka lisanud e-häältena hääli täpselt niimoodi, et nad jagunevad, ütleme, 60% reformeritele ja ütleme 10% EKRE-le. Jah, ma isegi vaatasin, mul on silme ees isegi üks analüüs, mis tehti pärast ka kohalike valimiste järel oli ju niimoodi, et tõesti 3 erakonda paistavad, 4 erakonda nüüd paistavad eriliselt silma, et nad saavad, ütleme, suurusjärgus 20% saavad paberhääli, 80% saavad e-hääli kõikidest oma häälte summast. Ja ütleme siis Reformierakonna puhul on see seal ligi 80% e-hääli, siis tulevad sotsid, kellel on seal umbes 70 millegagi ja siis on Eesti 200 ja parempoolsed on ka need, kellel mingil põhjusel siis e-hääled on alati sellises, ütleme, 3-4 korda rohkem kui paberhääli. Ja meil on täpselt vastupidi. Ja ma isegi ei vaidle sellega, me oleme oma valijaid kõiki üles kutsunud, et hääletage paberil ja hääletage õigel päeval, et ma arvan, et me saamegi ebaproportsionaalselt vähe neid e-hääli ja mul on selle üle hea meel, et meie valija on sellest aru saanud ja käib valimas jaoskonnas ja paberi peal. Aga ütleme, see võib meie puhul nii olla. Aga kuidas siis on loogiline ka, et näiteks Keskerakonna puhul on samamoodi ja veel mingite teiste erakondade puhul on samamoodi, et see ei ole loogiline. Aga loogikat ei olegi siin vaja taga ajada, sest et meile on ära tõestatud tehniliselt, IT-alaselt nii-öelda sõltumatut ekspertide poolt, kes ei ole süsteemi kaastöötajad. Et see pettus on sinna süsteemi sisse ehitatud ja siin ei ole, meil ei ole vaja enam midagi tõestada, nüüd on vaja inimestel aru saada ja kui me nüüd hüppame siin meedia juurde, siis ma loen ikkagi seda suureks meie nii-öelda eduks või meie suureks võiduks, et lõpuks ometi siiski sellest mingil määral, vähemalt Postimehe grupp räägib. Delfis loomulikult ikka jätkuvalt naeruvääristatakse hõbepaberimütsikesega inimesi, kes ei saa aru, kui asi on e-valimised ja ERR lihtsalt vaikib graatsiliselt. Aga Postimehes on ikkagi päris põhjalikult ja arusaadavalt lahti seletatud, mis on probleem. Ja, aga ega midagi juhtunud ei ole. Ega mitte midagi juhtunud ei ole, ega kui sa võtad selle, ma ei oska öelda, ikka väga neandertaaliku väljanägemisega valimiskomisjoni esimehe, siis tema raiub tuimalt edasi, et kõik on korras, auditeeritud on, valetades, et on auditeeritud, tegelikult ei ole auditeeritud, ei ole auditit läbi viidud algusest lõpuni, on auditeeritud mingeid juppe, on praeguseks täiesti selge ja selle on jällegi osundanud sellele need samad Tallinna Tehnikaülikooli tegelased, et audiitor on teinud oma tööd poolikult ja praagilt. Ja seda ei saa võtta süsteemi
töökindluse ja süsteemi usaldusväärsuse kinnitusena, see, mida see audiitor on teinud, et audiitor on tõenäoliselt ka teatud huvide konfliktiga. Mitte tõenäoliselt päriselt, audiitor töötab samal ajal ka RIA jaoks ehk Riigi Infosüsteemide Ameti jaoks ja RIA on siis e-valimiste tellija, e-valimiste serverite jooksutaja ja e-valimiste nii-öelda tehnilise järelevalve korraldaja. No, ise ennast kontrollib. Absoluutselt. Kõik see on tegelikult ju mustvalgel välja tulnud. Mis on, ükski audiitor nii ei tohiks käituda, see oleks tulnud välistada algusest saadik, aga mis meil Eestis? Aga mitte midagi ei ole juhtunud. Mitte midagi ei ole juhtunud. Ja miks ei ole juhtunud? Sellepärast, et süvariik kavatseb selle hetkeni, kuni on täiesti selge, et kuskil põrutatakse jalaga vastu maad. Ma ei tea, Donald Trump põrutab rusikaga vastu lauda või Ameerika suursaadik tuleb siia ja ütleb diplomaatiliselt, et teil on aega, nädal aega see asi ära lõpetada. Väga diplomaatiliselt öeldud. Vaat siis hakkab midagi juhtuma. Siis ühtäkki avastatakse, et muutunud rahvusvahelises keskkonnas, kus küberohud on kasvanud tohutult ja kuidas me näeme, kuidas petturid petavad inimestelt raha välja. Küll siis leitakse kohe igasugused selgitused ja põhjendused, miks ühtäkki on vaja e-valimised kokku pakkida. Siis tulevad lausa kangelased välja, kes ütlevad, et me oleme nii mures ja me oleme nii hoolime ausatest valimistulemustest, et me praegu ei saa seda teha. See on, Aga ma tahan siia lisada, aga. Ja meil on alati aga juures, sest et ega riiki ei juhi meil mingisugune keegi Michali taoline mehikene. Ega ei juhi meil ka mingit Sahkna taoline mehikene. Ega ei juhi meil ka mingi Kristiina Kallase taoline tädikene. Need inimesed on kõik sellised, ma ei tea, varjuteatri esitajad. Meil juhib süvariik. Meil juhib riiki süvariik, kes riigi juhtimisega muidugi absoluutselt hakkama ei saa, nagu me näeme oma igapäevases elus. Aga nad ei kaota e-valimisi ära enne, kui nad on endale kindlustanud mingi teise valimiste mõjutamise ja võltsimise tee. Ja ma arvan, et siin šnitti võetakse sellisest riigist nagu Rumeenia, šnitti võetakse võib-olla sellisest riigist nagu Moldova, kus e-valimisi ei ole, aga kus ikkagi võidavad alati need, kes võitma peavad. Et mingisugused varuplaanid on neil tüüpidel kas olemas või väljatöötamisel või juba olemas ja veel edasigi väljatöötamisel, et täiustada. Et ärme teeme endale illusioone. Need lurjused, kes istuvad, keda mitte keegi mitte kunagi ei ole kunagi valinud kuskile. Need inimesed ei loobu oma võimust, ilma et neil enne seda pea maha võetakse. Ainult siis, kui neil pead maha võetakse ja nii nagu Herakles hüdra kaela köndid veel tõrvikuga ära kõrvetas, ainult siis saab nende võimust lahti. Ja, me räägime metafooriliselt. Ja see... ütleme selles mõttes, et väliskeskkond on see, mis meid aitab. Minu meelest on täiesti selgeks saanud, et Eesti sisemised protseduurid, kelle suhtes ma olen siin kõige raevukamalt vaenulik, on Eesti riigi kohus. Absoluutselt alt vedanud. Sest ta on süvariigi üks haru. Täielikult ära mehitatud süvariigi inimestega, täielikult ära, seal ei mõisteta õigust, seal ei tegeleta juriidikaga, seal tegeletakse põhimõtteliselt sellele katte tegemisega, mida võim ütleb, et on vaja teha. Ja selles mõttes nii nagu me kunagi ammu ütlesime, kohtunike pead peavad ka veerema, nii tuleb ka seekord öelda, kui kunagi tekib meil see võimalus, siis Eestis kohtureform algab sellest, et riigikohus tuleb nullist, kõik lahti lasta ja nullist uuesti komplekteerida. See ei ole võimalik nende inimestega Nemad on minu meelest süüdi selles, et Eestis on saanud toimuda permanentne riigipööre aastaid ja aastaid. Ja see on põhiseadusliku korravastane tegevus, milles nad on osalenud samamoodi nagu kõik teised ise põhiseadusliku korra nii-öelda kaitsjatena esinedes. Ja ma olen, mul ei ole nagu, kui ma panen sinna kõrvale selle, mismoodi nad on käitunud, näiteks nüüd viimati Varro Vooglaiu ja Kaja Kallase kohtukaasuses, kus alamaastme kohus jõudis järeldusele, et jah, Kaja Kallas laimas Varrot, valetas Varro kohta. Ja peab, mitte vabandama, sellist asja Eesti seadustes ei ole nagu vabandus, vaid peab oma vale ümber lükkama, peab ütlema jah, esitasin valesid väiteid. Aga maksma kõige selle asja eest peab Varro. Võitja pool peab maksma kinni ka Kaja Kallase kaotatud
enesekaitse õigusabikulud. Kui ma panen sinna kõrvale ja Riigikohtusse Varro loomulikult kaebas edasi selle nii-öelda kulude jaatamise otsuse. Riigikohus ei võtnud seda menetlusse. Näitame teile, mis ma arvan. Ja kui ma panen siia kõrvale, et kuidas Riigikohus ei võtnud menetlusse Gert Kingo kaebust, ilmselgelt poliitilist asja. Neid asju on nii palju. Kui ma panen sinna nüüd selle komplekti sellega, mismoodi nad on aastaid käitunud siis selle e-valimistega, siis minu meelest meil Riigikohtu poole pole, ma mäletan, umbes iga paari kuu tagant tülitab sind vist mingisugune Delfi debiilne ajakirjanik, kes küsib, miks sa ei ole kohtusse kaevanud, kunagi ammu ütlesid, et kui kaebad selle või teise kellegi kohtusse. Vastus on ju väga lihtne, sest me kõik teame, et Eestis kohtu poole pöördumise mõttekus on nullilähedane, sest õiglust ei saa, ainult kulud saad. Et ise kohtusse minna ei ole mõtet. Meil erakonnal on, ma ei tea, 5-6 kohtuasja kogu aeg käivad. Need on kõik sellised, mis on meile loobitud kaela lihtsalt selle jaoks, et kulutada energiat, kulutada raha, kulutada närve. Ega me mingit õiglust ei saa. Kui vähegi võimalik on, lõpetame selle kuskil nii kiiresti kui võimalik on ära, aga kohtu poole pöördumine tänapäeva Eestis on lollide lohutus. Ja mulle sai see selgeks, ma algul võtsin ka ühe advokaadi ja töötasin temaga mõned korrad, sain kokku ja esitasin talle omapoolsed dokumendid ja väited ja seisukohad ja selgitused. Ja ma sain selle paari korraga selgeks, et mul saab ees seisma ainult advokaadi kulude ja kõigi muude kohtukulude maksmise rõõm. Aga õigust ma seal ei saa, kusjuures kohtunikud oskavad ka ju venitada neid protsesse suurepäraselt, et ühel kohtuprotsessil ei ole seda tunnistajat ja teisel kohtuprotsessil ei ole seda dokumenti ja siis advokaadid peavad neid dokumente ja tunnistajaid taga ajama ja advokaadi töötunnid muudkui jooksevad 1500 € tund. 150 siiski, üle 200 juba tänapäeval. Okei, igal juhul lõppkokkuvõttes kogunevad kümned ja kümned tuhanded. Ma pean loll olema, kes õigust mitte saamise eest maksab kümneid tuhandeid ja jääb lolliks. Ja, aga korraks veel e-valimiste juurde tagasi tulles, minu arusaamine on selline, et siseriiklikult me seda asja ei muuda, see on selge. Siin on vaja välist sekkumist, osa sellest välisest sekkumisest oli OSCE kutsumine. Ja ega see OSCE kutsumine, ma tean küll, on ka meie toetajad, kes ütles, mis sest kõigest kasu on olnud. Poliitikas tuleb kannatlik olla, poliitikas protsessid on aeglased ja inertsiga ja vesi tilgutab kivi sisse augu tilkhaaval, et järguliselt, süstemaatiliselt, hambad risti pressides me liigutame seda asja edasi, me liigutame seda seierit meie suunas. Ja nüüd oleme ka ära jõudnud oodata väliskeskkonna muutumise ja selle väliskeskkonna muutumise kõige suurem kokkuvõttev sõna on Trump. Ja see, mida Trump teeb, ma jälle ei saa, ei ole võimalik olla liiga õel või liiga mürgine meedia suhtes ja ma isegi ei tõsta otseselt esile Eesti meediat, kui ma vaatan BBC või CNN või Frankfurter Allgemeinet või mis ükskõik mis, vaata Ület. Soome Ület, ma üldiselt ammu enam ei vaata vanasti. Ja ma lugesin vanasti kogu aeg Soome lehti, ma enam ei loe. Nii punane kui üldse olla saab. Need on täiesti võrreldavad meie mingisuguse päevalehe ja õhtulehega, täielik rämps. Nii et see nii-öelda see meedia, peavoolu meedia absoluutne valelikkus, absoluutne alatus ja perversne keskendumine mingitele täiesti arusaamatutele teemadele, kui sa proovid maailma mõista niimoodi, et nad ei olegi süvariigi propagandistid, vaid nad lihtsalt on niisugused, ma ei tea, teevad oma tööd. Ei tee oma tööd. Kõik on millekski. Kui sa ei saa aru, miks mingisugune täiesti jabur teema kerib, siis esimene variant on see, selleks, et matta ära mingi teine teema, et see teine teema ei hakkaks kerima. See on kõige tavapärasem. Kui sul on mingisugune täielik pseudoskandaal käimas, siis sa saad aru sellest, et järelikult on kuskil mingi päris uudis, mida nad ei taha, et muutuks suureks looks. Et selle nii-öelda meedia toimimise
mustrid ei ole tegelikult teab mis keerulised, aga inimesed ikka lähevad lõksu. Aga ja Trump on selles mõttes aru sellest saanud, kuidas peavoolumeedia töötab ja minu meelest efektiivselt nad tegelikult nende enda võttest selili võtnud. Ja teeb ikka tõesti sangarlikke asju teeb, et inimesed vahel nöögivad mind, et ma olen tohutu Trumpi fänn, olen küll. Seepärast, et ma näen ka esiteks ma näen nendest uudistest läbi, teiseks ma näen tema tegevuses sellist nagu süsteemset mustrit. Mina keskmine inimene, kes võib-olla neid nii-öelda poliitika toimimise mehhanisme alati ei mõistagi, ei pruugi näha. Me rääkisime siin minu meelest paar saadet tagasi Venezuelast, et miks ta Venezuelat niimoodi pressib. Aga sellepärast, et punkt 1, Venezuela on Ameerika nii-öelda kontrolli alt väljunud süvariigi üks baasidest. Teiseks, Venezuela on Hiina üks baasidest. Kolmandaks, Venezuela on narkokaubanduse rahapesu üks baasidest. Neljandaks, Venezuela on Kuuba režiimi peamine ülevalhoidja või püsti hoidja. Et ta on selline närvipunkt kogu Ameerika, ütleme mitte ainult USA, vaid terve lääne hemisfääri nii-öelda toimimisel. Ja see tuleb ära lahendada. No ja, siin oli ju väga hea näide sellest, kui oli päevakorras see, et ameeriklased annavad ukrainlastele tomahawkid ja ka loa kasutada neid Venemaa sügavuses ja Moskva pihta ja kuhu iganes. Ja venelased selle peale ütlesid uljalt, et okei, me viime siis oma raketid Venezuelasse ja Kuubale ja Nicaraguasse. Ja nüüd Trump tegi oma vastukäigu kohe. Ja ütles, et kui teie arvate, et teil on siin oma liitlased, kuhu te saate paigutada oma raketid, aga samal ajal nutate meile kogu aeg, kuidas Ukraina ei saa olla selline riik, mis ohustab Vene julgeolekut, siis vorst-vorsti vastu. Vorst-vorsti vastu tähendab seda, et ma võin teile küll anda Ida-Ukraina, aga ma võtan teilt ära Venezuela, ma võtan teilt ära Kuuba ja ma võtan teilt ära ka pikemas perspektiivis Nicaragua. Ja ma võtangi nad ära, likvideerin kogu selle kuritegeliku kartellinduse, mis seal märatseb, mis ujutab Ameerikat üle odavate narkootikumidega, mis tegelikult paljuski hiinlaste poolt rahastatava ja vahendatavate igasuguste operatsioonide kaudu on üks Ameerika vastase sõja rindeid. Hiinlased toetavad seda, et Ameerika oleks üle ujutatud narkootikumidega ja Ameerika rahvas oma ajud narkootikumidesse ära lahustaks. See on Hiina poliitika üks komponente ja selleks nad kasutavad neid Ladina-Ameerika vaeseid riike. Ma ütlen, aga ma arvan, et Trumpi jaoks on isegi kõige olulisem see, ta teeb kõike korraga. See on jälle asi, millest meil ei saada aru või millest isegi keskmine poliitika ei saa aru, inimesed ei ole võimelised korraga kõndima ja nätsu närima, aga Trump teeb kõike korraga. Ja seal on nagu mitu kihti korraga ja ta tegelikult see, mis on kõige suurem probleem Trumpi jaoks, on siis uuesti nii-öelda kontrolli alt väljunud süvariigi baas ja mis see tähendab? See tähendab seda, et neil on oma suveräänne või sõltumatu rahastamismudel seal. See nii-öelda süvariik tegeleb seal narkokaubandusega, relvakaubandusega, ka inimkaubandusega ja teenib sellega miljardeid ja miljardeid raha, et seda musta raha siis kasutada nii-öelda värvilisteks revolutsioonideks siin või seal või mingisugusteks oma režiimivahetusteks kusagil. Aga palgamõrvuritega falkamiseks muuhulgas, mis on muidugi peenraha selle kõige juures, aga ikkagi. Kõik see, ühesõnaga, tal on vaja see ära lõpetada. Ja ma tean küll, et nii Trumpi enda toetajatel eris Ameerikas kui ka siin Eestis on ju neid inimesi, kes ütlevad, ei Trump lubas, et ta ei alusta ühtegi uut sõda ja need inimesed, kes ei saa üldse aru, mismoodi Trump käitub, et nad mõõdavad Trumpi ikka jätkuvalt nii nagu, ütleme siis Bush teise või ütleme siis W. Bushi mõõdukavaga või ma ei tea, mingi Clintoni või Obama mõõdupuuga. Et need läksid kuskile sõtta Iraagis 2003. aastal seal mingite valede ettekäänetega ja sõda kestab 20 aastat. See oligi ju plaan. Lõputu sõda ongi plaan, sellepärast, et lõputu sõda annab võimaluse tõsta maksumaksja raha sõjatööstusesse, nii ülesehitustöösse ja kogu see raha keerutada tagasi Ameerikasse nendele otsustajatele ja sõjatööstusele ja lobistidele ja kõigile kellele ja süvariigile. Miljardid, mida kauem sõda kestab, seda suurem raha nendele liigub.
See oligi plaan. Ja kui sa ei saa aru, et Trump seda plaani ei järgi, Trump läks ja lasi ühe ööga likvideeris ära siis selle Iraani tuumaprogrammi, mille ümber kõik olid käsi ringutanud juba 20 aastat. Kõik, plõks, valmis. Rohkem me ei räägi Iraanist. Iraan kui julgeoleku oht Ameerikale või Iisraelile või ka Saudi Araabiale on lõpetatud. Sõjalise jõuna, regionaalse hegemoonina on Iraan lõpetatud. Ja nüüd sama lugu on selle Venezuelaga. Kui keegi kujutab ette, et ta plaanib seal alustada mingist 20 aastast sissisõda, mingisuguseid, ma ei tea, Iraan kontra stiilis pusserdusi. Ei. Mis iganes sealt tuleb, see ei ole see. No tal on kindlasti oma plaan olemas ja kui nüüd Trumpi poliitikat kuidagi püüda graafiliselt kirjeldada, siis üks analüütik ütles, et te peate aru saama, et Trumpi poliitika ei ole mitte vertikaalne. Et nüüd võtame selle probleemi ja siis lahendame seda, kui seda lahendatud ei saa, läheb mitu aastat selle lahendamisega, siis me järgmise probleemini ei jõuagi. Ei, tema poliitika on horisontaalne. See on see, mida sa ütlesid, ta teeb kõike korraga. Tal tegeleb korraga Gröönimaaga, ta tegeleb korraga Venezuelaga, ta tegeleb korraga Ukrainaga, ta tegeleb korraga Kambodža ja Tai vahelise konfliktiga, Iisraeli ja Gaza probleemidega, kõigega tegeleb korraga. Ja selleks on tal oma usaldusväärsed eriesindajad. Ja mis on nüüd juhtunud? Nüüd on juhtunud see, et süvariik on täielikus segaduses ja paanikas. Nad küll koguvad ennast, sest neil on oma kogemused ja jõuvarud, aga tema eriesindaja nagu Witkoff ei konsulteeri välisministeeriumiga, ei konsulteeri riikliku julgeoleku agentuuriga, sest seal töötatakse vastu. Seal töötatakse vastu, seal lastakse kohe põhja. Ta läheb Putiniga kohtuma 4 silma all, ei ole ühtegi mingisugust ametnikku ega spiooni kõrval ja lepib kokku. Ja mõlemad hakkavad siis niisugusi sidekanaleid kasutades, mida tõenäoliselt ei saa pealt kuulata või kui lahti muugitakse, siis on juba hiljaks saanud. Niimoodi aetakse asju praegu. Ja loomulikult see marru. Ja nüüd püüab süvariik mida saavutada? Süvariik püüab nüüd siis neid tegijaid laimata esiteks. See on see meediateema, mida me täna tahame ka natuke käsitleda. Meedias panna tohutu laimukampaania käima, kuidas Witkoff on niisugune ja Witkoff on naasugune ja ta on ikkagi ärimees ja tal on ärihuvid ja ta tegelikult ajab oma isiklikku asja, mitte ei aja Ameerika asja ja isegi mitte Trumpi asja ja tüüpiline süvariiklik laimukampaania nende kontrolli all olevas peavoolumeedias. Me oleme Eestis seda ka näinud korduvalt ja näeme veel oigu palju kordi. Ja teine asi siis püütakse Trumpi meeskonda lõhki ajada. Püütakse omavahel vastandada Kushnerit ja Witkoffi, et neil on nagu erinevad arusaamised teatud asjadest ja et nad teineteise vastu intrigeerivad. Peavoolumeedia väidab seda, süvariigi agendid väidavad seda, mis tegelikult ilmselt ei vasta tõele. Ei, seal on tegelikult nad ei saa, nad moonutavad nii nagu süvariik ikka, nagu hea propaganda ikka, väike tilk peab seal ju tõtt olema, et asi toimiks. See on Trumpi juhtimisstiil. Ta võtab endale konkureerivaid vaateid ja lasebki neil konkureerivatel vaadetel tulla ja rääkida endale. Sest et sellisel juhul ei teki tal nii-öelda kõlakoda, et kõik mõtlevad ühtemoodi ja pakuvad ühte ja sama lahendust, vaid ta võtabki inimesi, kes omavahel vaidlevad, aga otsustab tema. No võt, ja nüüd täpselt sama on siis, et Witkoff ja Rubio on just nagu omavahel sõjajalal, et Rubio toetab just nagu rohkem seda pistrike välispoliitilist liini, mis ikkagi nagu hoiab mingil määral seda senise välispoliitika, ütleme siis Bideni välispoliitika teatud asju päevakorral ja Witkoff nagu läheb sellest kõigest mööda ja üle ja ei konsulteeri Rubioga ja Rubio on solvunud ja vastupidi ja nii edasi. Ühesõnaga tüüpiline, lõhume ära meeskonna, mängime nad üksteise vastu välja, paneme Trumpi võimatusse olukorda, kus ta peab hakkama ühte teisele eelistama. See on ju jaga ja valitse, me teame seda vana Rooma ajast juba, et divide et impera, siin ei ole midagi uut, aga tegelikult neil ei tule välja sellest ja ei tule välja ühel väga lihtsal põhjusel. Majas on ainult üks peremees ja see on Trump.
Ja Donald Trump ütleb, kui vaja, ütleb nii Witkofile, et aitäh, Moramaa mees, sa oled oma töö teinud, nüüd võid ära astuda. Ma leian sinu asemel kellegi teise või ma olen juba leidnud kellegi teise. Ja ta võib seda sama öelda Rubiole. Kui konflikt hakkab paisuma ja segama tema poliitika elluviimist, siis keegi kaotab oma pea ja selle pea pistab endale kotti Donald Trump. Ja no hea näide on siin selles, näiteks ta on hädas oma selle justiitsministri ehk selle Pam Bondiga, kes on tema algne või peaprokurör või justiitsminister Ameerikas on ühes samas isikus, et algne kandidaat oli ju Matt Gaetz ja Matt Gaetz oli esiteks tohutu pikaaegne Trumpi toetaja, teiseks selline kartmatu võitleja, süvariigi vastane võitleja, keda süvariik oli aastaid peedistanud ja kiusanud ja meediaskandaalidega kottinud ja siis Gaetz oli kõik selle üle elanud, aga Gaetz oli siis see ainus kandidaat, Trumpi ainus kandidaat, kes senatis hääli kokku ei saanud ja siis ta oli sunnitud välja vahetama kandidaadi ja pani asemel selle Pam Bondi. Pam Bondi oli Florida peaprokurör ennem seda olnud ja aga Florida ja Washington ei ole nagu lihtsalt, need ei ole ligilähedaseltki sama tase. Ja Pam Bondi on selles ametis olnud üsna rabe, ütleme niimoodi. Muu hulgas, mis puudutab ka kogu seda, need nii-öelda Epsteini faile, aga nende Epsteini failidega on ju see hea näide, kui valelik on meil see meedia. Trumpi seal Epsteini failides on ülivähe, seal on mingisugused pildid kusagil, ma ei tea, 90-ndatest kuskil mingitel New Yorgi üritustel, Trump oli New Yorgi üks suurimaid ärimehi, kus kogu kohalik koorekiht koos käis, korduvalt on siis nii-öelda parempoolne või blogosfäär või kuidas iganes me ütleme, siis nii-öelda konservatiivne meedia on välja toonud selle, kuidas Trump viskas Epsteini oma Mar-a-Lagost välja, sest et ta oli, nagu kirjas on, creep, ma ei tea, mis eestikeelne sõna on, peletis naiste vastu, ilgus naiste suhtes, on välja tulnud meilid sellest samast Epsteini failidest, on tulnud välja meilid, kus Epstein ühe oma siis käsilasega peab kirjavahetust ja käsilane kurdab, et ei ole kuidagi õnnestunud Trumpi konksu otsa saada. Ja Epstein uutsitab, et tööta edasi. Et see on seal failides kirjas, sellest meile ei räägita. Ei, nüüd on toodud ju välja viimase instantsi tõendusmaterjal, kuidas vangis istunud Epstein on just nagu kirjutanud, et Trumpil on ka nagu meilgi eriline huvi noorte tütarlaste vastu. See on loomulikult ju fabritseeritud või siis ka välja pressitud mingisugune kirjatükk vanglas istuvalt Epstein. Nii, aga mida meile meedia ei näita? Mida meile meedia ei räägi, kuidas Bill Clinton koos Epsteini ja tüdrukutega on kuskil seal... ka Hillary Clinton. Ja, kuidas Obamad käisid seal, kuidas Clintoni rahandusminister Summers käis seal, kes hiljem oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, ühe neist kuulsatest Ameerika ülikoolidest siis rektor, kas mitte Harvardi rektor. Et tohutu plejaad meie, ütleme, avalikkuse jaoks vähem tuntud senaatorid, kongressmenid, kubernerid, ärimehed, kes kõik seal Epsteini juures käisid, kes on seal piltide peal, kes on seal kirjavahetuses. Ma olen ise näinud pilti, kus Clinton ujub alasti naistega ühes basseinis. Ja, see on kõik Epsteini failidest. Kas nendest meile Delfi kirjutab ja ei kirjuta? New York Times kirjutab ja ei kirjuta? See ei ole teema. See ei ole teema. Nii nagu ei ole teema see, et Epstein oli, eks ole, nii-öelda kriminaaluurimise all, ma ei tea, mis ajast saadik, ja need olid Clintoni aegne, Ameerika justiitsministeerium Clintoni aegne prokuratuur, kes ei võtnud kaebusi menetlusse. Nagu meie Riigikogus. Nagu meie prokuratuur ei võta kaebusi menetlusse. Ei ole asja, mida menetleda. Ei leia üles selle samuse Läänemetsa asju, ei leia üles testihanget, Liina Kersna testihankes, ei leia seda paragrahvi. Et sellest meie meediakene meile ei räägi. Ja millest veel meediakene meile ei räägi Trumpi puhul? Just tuli Ameerika, siis see on siis 3. kvartali majanduskasv 4,3 või 4,2%. Üle ootuste hea, 2 korda rohkem kui ennustati, üle ootuste hea majanduskasv. See lihtsalt ei räägita. Ei olnud, et ikka vastupidi, Ameerika meedia põhiteema on see, et inimestel on raske. Inimestel hinnatõus on suur. Vale.
Trumpi ajal hinnalangus toimunud. Üle pika aja, ma ei tea, 5 aastat tagasi oli viimati, et ehk siis teisisõnu Trumpi eelmisel valitsemisel oli bensiin nii odav kui praegu on. Pange tähele Eesti inimesed, Ameerikas on bensiin 50 senti liiter. Siia sinna erineva osariigid on seal, panevad oma maksusid juurde, aga 50 senti liiter. Ja... Aga meil on ju kõik hästi. Just Mart Võrklaev kirjutas artikli, kuidas Reformierakond on teinud viimase paari aasta jooksul Eesti kõigi aegade kõige suurema maksulangetuse. Inimesed, kas te kuulsite õigesti? Mart Võrklaev teab. Mart Võrklaev, kes tõstis makse, kõiki makse, et nemad on teinud Eesti kõigi aegade kõige suurema maksulangetuse. Kes on nüüd hull? Ma ei saa aru. Ei nad võivad matemaatiliselt suuta isegi selle paberi peale panna, aga inimeste elus, inimeste rahakotis, inimeste toimetulekus see ei kajastu. See mõnikümmend eurot, mis tuleb maksumuudatusega jaanuarist inimestele juurde, ei kata ligi lähedalegi ära seda hinnatõusu, mis on tehtud. Ja see hinnatõus ju suures osas on tehtud käibemaksutõusuga, aktsiisimaksutõusuga ja ka tulumaksu ju varem tõsteti. See tulumaksu langetus, mille nad nüüd teevad tulumaksuvaba miinimumi suurendamisega, mis annab siis natukene rohkem raha, nii-öelda netoraha brutopalgast kätte, üle pooltel inimestel ei ole sama suur, kui oli see raha, mis ära võeti tulumaksu tõusuga. Ma toon ühe näite oma tagasihoidlikust elukogemusest ja kui euro tuli, siis ma olen seal kasutanud igasuguseid töömehi, firmade töömehed, ise teavad, kuidas oma maksuasju ajavad, aga ma mäletan, et siis oli kuskil 3-5 eurot oli töömehe tund. Ja nüüd on see kuskil 15-20 eurot töömehe tund. Et ma pean läbirääkimisi, mul on mingi töö vaja teha ja see mees ütleb, et tee mulle kalkulatsioon ja mees teeb mulle kalkulatsiooni ja ma küsin, mis mu töömeeste töötund on, selle töö peale on 15 euri tund ja selle töö peale on 20 euri tund. Ühesõnaga selle aja jooksul võite nüüd võrrelda 3-5 pealt 15-20 peale on tõusnud töömehe tund. Et millest te räägite? Eestil ei ole kunagi nii hästi läinud, sa ei usu siis? Eurohinda ei tõsta. Kindlates kätes Eesti. Reformierakond tuli eelarvet korda tegema ja majandust kasvama panema. Ja erinevalt Reformierakonnast Trump on pannud majanduse kasvama. Kas te lugesite sellest lehest? Ei lugenud. Kas te lugesite lehest, et Trump on selle sajandi, see on see viimase 25 aasta jooksul, selle sajandi mõõtmises olnud kõige populaarsem president oma esimese ametiaja oma esimese ametis oldud aasta lõpus. Aga meil räägitakse vastupidi. Just täpselt. Kas Trumpi populaarsus on allapoole ja Trumpi populaarsus on kukkunud, siis isegi tema oma maaga liikmed enam ei toeta teda, täpselt vastupidi. Absoluutne libauudis, absoluutne, lihtsalt näkku valetamine. Et kui sa võtad alates, eks ole, Bushist, Clinton lõpetas, eks ju, ära 2001, Bush tuli võimule, siis tuli pärast Bushi tuli, eks ole, Obama, siis tuli uuesti Trump oma esimesel ametiajal, siis tuli Biden, et kui sa võtad kõik need presidendid, need said jaanuaris ametisse ja detsembris mõõdetakse populaarsust, siis mitte ühelgi neist, kaasa arvatud mitte Obamal, kellele ju laulis kogu meedia, nii Eestis kui Ameerikas kui mujal maailmas kogu aeg kiidulaulu. Ei olnud toetus nii suur kui on Trumpil praegu. Trumpi toetab 50% ameeriklastest, ütleb, et ta saab oma ametiga hästi hakkama ja 40, ma mäleta seal 6-7 ütleb, et ei poolda teda. Mis on, arvestades seda, et Ameerika on nii-öelda pooleks olev ühiskond, arvestades seda, millist pilti meile on maalitud Trumpist kui sellisest, keda kõik vihkavad. Lihtsalt ei vasta tõele. Ei vasta ka tõele see, et maaga on tema tagant ära läinud. 80-90% nendest inimestest, kes ennast peavad vabariiklasteks või kes ütlevad, et nad toetasid Trumpi valimistel, ütlevad, et nad toetavad jätkuvalt teda. Ja toetavad ka päris suured protsendid demokraatidest ja nendest, kes ei identifitseeri ennast ühe või teise parteiga, ehk ütlevad, et ma olen sõltumatu. Ehk siis teisisõnu, tema toetus on väga suur Ameerikas, väga suur. Ja sellel on väga lihtne põhjus. Ta on täitnud oma lubadusi superkiiresti. Kohe pani kinni piiri. Ükskõik, mis me siin Euroopas vaatame või arutame või räägime immigratsioonist, Trump näitas meile tee kätte. Kui on riiklik tahtmine, kui on riiklik korraldus,
piir on võimalik kinni panna põhimõtteliselt üleöö. Keegi ei tule üle, punkt. Kõik, kes tulevad illegaalselt üle, tagasi plaks, kõik. 2,5 miljonit illegaali on selle 11 kuu jooksul, mis ta ametis on olnud, on Ameerikast välja saadetud või ära läinud. Arvestades seda, et neil on neid illegaalseid immigrante seal vahemikus 30-50 miljonit, on see muidugi väike number, aga see number kogu aeg nii-öelda kasvab. Et kui esimestel kuudel neid olid 10 000, siis järgmistel kuudel hakkasid 100 000 minema. Ja järgmistel aastatel see läheb veel kiiremas tempos. Ehk siis ta tõenäoliselt siin oma ametiaja lõpuks on 10 miljoneid riigist välja saanud illegaale. Mis tähendab seda, et ta teeb Ameerikat uuesti Ameerikaks. Ei ole enam mingeid latiinosid või somaallasi või ma ei tea, mis süürlasi või hiinlasi või keda kõike veel. Need on ikka need samad ameeriklased, kes seal olid 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi ja 50 aastat tagasi. No isegi need, kes jäävad, need sunnitakse ikkagi integreeruma, aga mitte seal oma peremehetsimise tingimusi esitama, et ma olen nüüd vabal maal ja ma võin siin teha, mida tahan, võin tappa teisi ja võin narkootikumidega kaubelda ja Ameerika on kõigi võimaluste maa. Jah, on küll, jah. Et eriti kuritegelike võimaluste maa. Et see asi on ikkagi praegu lõpetamise protsess. Aga välispoliitiliselt muidugi on Trump löönud täiesti kaardid segamini. Ja kui nüüd ikkagi meil siin räägitakse kogu aeg sellest, kuidas liitlastega ei saa nii käituda, võttes näiteks kas või Taani ja Gröönimaa küsimuse, aga Trump ei pea neid liitlasteks enam. Selles on asi. Ta ei pea neid liitlasteks enam. Aga küsime, kas Taani peab Ameerikat liitlaseks või? Irvitavad selja taga ju kõik. Mäletame, kuidas siis, kui Trumpi esimene ametiaeg oli või kui Bushi ametiaeg oli. Kas siis eurooplased suhtusid Ameerikasse kui liitlasesse? Ei, suhtuti Ameerikasse kui jobusse, kellel on suur rahakott. Et vahel tuleb head nägu teha. Ja suur rahakott ja suur malakas ehk kõva ütleme siis kõva sõjavägi. Aga üleüldiselt ju on eurooplaste suhtumine ameeriklastesse, Euroopa eliidi, eriti Euroopa vasakpoolse eliidi suhtumine ameeriklastesse olnud ju segu põlgusest ja üleolekust. Milleks ei ole mitte mingit alust. Jah, loomulikult mitte. Aga ma korra tulen, et vaata meil Eestis eriti, aga ka Euroopas ka muidugi keskendutaksegi Ameerika välispoliitikale, Trumpi välispoliitikale, aga Ameerikas ei keskenduta. Trump ise ka ei keskendu. Ma vaatasin tema intervjuud, ma ei mäleta enam, kellele ta selle intervjuu andis, et aga välispoliitika on ju kõige väiksem osa minu tööst, et see on kõige vähem võtab mul aega, et mõned telefonikõned päevas. Et ma tegelen Ameerika majandusega, ma tegelen Ameerika inimeste turvalisusega, ma tegelen sellega, et Ameerika areneks. Et see on see, kuhu mu põhitöö läheb ja tõepoolest, kui me vaatame seda, mis tema nii-öelda tegelikult tulemused on, immigratsioonist juba rääkisime, transideoloogia väljajuurimine, see on tohutu sõda Ameerikas, tohutu sõda haridussüsteemist, sõjaväest, nende transsooliste admiralide lahti laskmine, spordi alaliitudest, transsooliste võistlejate välja juurimine, vanglasüsteemist, transsooliste vangide, nii-öelda meesvangide naisvanglasse panemise süsteemi lõpetamine. See on tohutu business meditsiinisüsteemist, väikeste laste, 10-aastaste laste perverteerimine, keemiline kastreerimine, rindade äralõikamine tüdrukutel, puberteedieas tüdrukutel, tohutu business, mis makstakse maksumaksja poolt Ameerikas kinni, sest nii Obama ja Biden otsustasid, selle lõpetame, selle väljajuurimine, miljardid on inimestel juba nii-öelda sisse planeeritud oma tulusse meditsiinisüsteemis. Kohutav vastuvõitlemine, mis seal on, süvariigi nii-öelda kontrolli alla saamine, Ameerika selle sõjaväe korda tegemine, sest et Ameerika sõjavägi, ütleme ausalt, millal viimati Ameerika mõne sõja võitis. Viimane võidupäev oli siis, kui Jaapan alla andis 45. aasta augustis või septembris. Paar väikest operatsiooni nagu... No ja küll Granada ei loe. Granada, jah, või kui Reagan... Jah, ei, Korea oli viik, Vietnami sõda oli kaotus, no ja sealt edasi, Panamaga tegid ka 1-0 ära 80-ndatel, need ei ole päris asjad, eks ju, aga sealt edasi ei ole võite ette näidata, ei Afganistan ei olnud võit, ei Iraak ei olnud võit. No lahe sõda.
väidetavalt, aga tegelikult lõpuks korjati ikkagi oma õnged kokku ja tuldi ära ju. Jah, ei saa öelda, et oli võit, sellepärast, et selle lahesõja tagajärjeks oligi see need 20 aastat kestnud sõjad seal, sest ei osatud sellega midagi peale. Nii et nad ei ole võitnud sõda varsti 80 aastat. Võivad ju sinna pumbata nii palju raha kui tahavad, aga see ei ole tõsiselt võetav, et selle korda tegemine. See on nii metsik töö, et meie sellest me võime korra enda peas ette kujutada, milline inimene Eestis võiks hakkama saada sellega, et läheb Eesti kaitseministeeriumisse ja lööb korra majja või selles pagana kaitseinvesteeringute keskuses, kus 700 miljoni eest kantakse arveid üle nii, et ei vaadata kellele ega miks ja kas midagi vastu ka tuleb. Et me kõik ju saame aru, millised rahad seal liiguvad, milline süvariiklik korruptsioon seal on, selle korda tegemine, see võitlus on, minu meelest ta edeneb seal väga tempokalt, pluss tollipoliitika. Sellest meil jälle ei räägita. Kõik karjusid ja kriiskasid. Trump keerab maailma majanduse tuksi. Ei keeranud. Ameerika poolt kehtestatud tollipoliitika on teinud maailma majanduse palju mõistlikumaks, seda üritanud tasakaalustada, seda sundinud sellega lõpetama ära erinevad äärmiselt raiskavad või kahjulikud ärimudelid, millel on põhinenud Hiina majanduskasv intellektuaalsel vargusel eelkõige. Intellektuaalne vargus, kui sa lähed Hiinasse ükskõik millise äriplaaniga, siis nad põhimõtteliselt kas sunnivad sind või lihtsalt varastavad sult ära kõik patendid. Ja siis hakkavad koha peal lapstööjõuga seda tootma 3 korda odavamalt. Seal on ikka hästi palju sellist absurdi ka, et Ameerikast veetakse välja Hiinasse ümber töötlemisele igasuguseid jääke. Näiteks kasutusest kõrvaldatud pesumasinaid, külmkapp, mida iganes ja hiinlased oma odava tööjõuga sisuliselt risikausitäie eest töötavad seal nii lapsorjad kui naisorjad kui kõik muud orjastatud inimesed, monteerivad need lahti, sorteerivad ära, need lähevad kas mingisugusteks kokkupressimisteks või ümbertöötlemiseks nii või teisiti ja siis antakse uue toormena müüakse ameeriklastele tagasi. Et see on täiesti absurdne. Ameeriklased sisuliselt, et mitte utiliseerida oma kalli tööjõu ja energia hindadega kõike seda, saadavad selle Hiinasse, kus see utiliseeritakse, töödeldakse ümber ja siis nagu uue materjalina mingisuguste alumiiniumblokkidena või vasekänkratena või millena iganes müüakse ameeriklastele tagasi. Odavamalt, kui see tuleb kaevandusest, aga siiski ameeriklased maksavad peale. Ja kusjuures selle rahaga nii-öelda hiinlased siis ehitavad oma majandust. Et see tuligi ära lõpetada, see ei olnud võimalik. Aga nüüd, miks see tollide teema minu jaoks on nagu huvitav ja tähtis on see, et kõik eksperdid, kõik viimseni Eestis, Euroopas, Ameerikas karjusid, tollipoliitika tekitab Ameerikas inflatsiooni, tollipoliitika lööb kõige rohkem vaeseid inimesi, tollipoliitika tekitab eelarvesse augu. Kõik on läinud täpselt vastupidi. Aga mis veelgi olulisem, kõik on läinud täpselt nii, nagu Trump ütles, et läheb. Trump ütles, et ei tekita inflatsiooni, tekitab vastupidi riigieelarvesse tohutu tuluvoo, tekitab Ameerikasse töökohti. Tekitab Ameerikasse investeeringute voolu, sest need samad eurooplased, kes siiani elasid Ameerika kulul, suured Euroopa korporatsioonid, viivad praegu tootmist Ameerikasse. Ja loomulikult selle peale ka on inimesi, kes ütlevad mulle, et aga Martin, Euroopale tähendab see halba, sest Euroopa ei saa enam Ameerika kulul elada, me peame nüüd hakkama ise rohkem tööd tegema või maksma rohkem Ameerika asjade eest või saama vähem Ameerikasse müüdud kauba eest, et kust otsast see hea on. Otseselt ei olegi meile hea. Ja mina ütlen, et on hea. Mina ütlen, et on hea, sest see tähendab Euroopa Liidu kokkuvarisemist ja kui Euroopa Liit kokkuvariseb, siis lõpeb ära ka käsumajandus. See käsumajandus, see direktiivne käsumajandus, mis ei lase meil ettevõtlusel areneda, mis ajab meil ettevõtluse kalliks, mis tekitab kõikvõimalikke bürokraatlikke piiranguid, nii et sa ei saa isegi kana varsti enam pidada. Ei tohigi, ei siga ega kana. Sigadest ja muudest pudulojustest rääkimata ja igasugused, nagu algas, kui see Euroopa Liit tuli, 4 kraanikaussi ja ma ei tea, mida kõik hakati nõudma ja loomulikult orjameelne eestlane kohe hakkas seda järele tegema. Aga
tuleb ju, see on ju meie kõigi tervise huvides ja nii edasi. Ei, see on meie kõigi vaesumise huvides. Et meie raha ära võtta ja nendele, kes need tingimused on kokku leppinud ja meile peale surunud, need selle raha saavad endale. Ja see on omandi liigutamise asi. Kui sa paned peale, et me vaesemale ühiskonnale, nagu Eesti on Soome kõrval, sellised nõuded, sellised bürokraatlikud nõuded, siis meie firma ei jõua seda pidada, tuleb soomlane ja ostab selle väga väikese raha eest ära. Ja meie oleme siin siis see tööjõud ja omanik istub Soomes ja korjab omaniku tulu. Et see on omandi. Ega ka Soome omanik kaotab varsti selle. Ja, see liigub kõik Saksamaa suunas. Ikka suured kalad söövad väikseid kalu. Siin meie paarikümne aasta jooksul on meie suured kalad olnud Soomes ja Rootsis. Aga nüüd need suured kalad lähevad Inglismaale, Saksamaale, Prantsusmaale ja ühel päeval need suured kalad on ainult Ameerikas ja Hiinas. Ja söövad ka need Euroopa suured kalad ära, aga siis Euroopa peab hakkama ajusid liigutama. Ei, no mina ütlen sama asja, et kõik need ütlevad, et kuule Martin, see ei ole hea, et Euroopa hakkab siis peale maksma. Aga siis Margaret Thatcherit tuleb uuesti meelde tuletada, kes ütles nii ilusad sõnad, et sotsialism on ilus asi, kuni sul saab teiste inimeste raha otsa. Ja võt nüüd saab teiste inimeste raha otsa. Euroopal on teiste inimeste raha otsa saanud. Nüüd me kõik teame, mida Euroopa poliitiline eliit, poliitiline juhtkond järgmisena teeb seda, mida meil Eestis tehti, siis tuleb oma inimesi rohkem koorima hakata, et sotsialismi edasi ehitada. Aga me kõik teame, kuidas see ka lõpuks lõpeb. Nii et selles mõttes see ei ole ei ebaaus ega ebaõiglane kuidagi. Vastupidi, see loob meile võimaluse, et me hakkame kunagi tagasi saama normaalsesse majandussüsteemi, sest et sotsialismi ehitamine hakkab lõppema Euroopas. Aga siin on väga oluline moment nüüd. Kõik inimesed peavad aru saama, et see, kui me kritiseerime seda Euroopa sotsialismi, kommunismi, käsumajandust, ei ole Putini narratiivi korrutamine. See ei ole Venemaa huvides tegutsemine. See on Eesti ja Euroopa inimeste huvides tegutsemine, et Ursula von der Leyen ja Kaja Kallase taolised lihtsalt muiduleivasööjad sõna otseses mõttes. Muiduleivasööjad, parasiidid kaotaksid oma mitte kellegi poolt neile antud võimu ise kokku lepitud võimu jagamise, et nad selle kaotaksid ja et Euroopa inimesed saaksid uuesti tegelema hakata vaba ettevõtlusega, et kapitalism sellel kõige klassikalisemal, loovamal ja lisaväärtust loovamal kujul tagasi tuleks. Kapitalismi põhiilu on see, et kui ta on ikka päris kapitalism, mitte korporatism, nagu me tänapäeval näeme siin, kõik saavad kasu. Kõik saavad kasu, et sul ei ole tehingut võimalik teha, kui osapooled kõik kasu ei saa. Siis jääb tehing ära lihtsalt. Monopolis ei jää, aga kapitalismis jää. Aga ma tahtsin selle Kaja Kallase ja von der Leyeni ja Euroopa Liidu asjade kohta öelda, et kui me oleme seda korduvalt öelnud, alati tuleb meelde tuletada, et Kaja Kallas räägib, mis ta räägib, aga sanktsiooni aluse Venemaaga tegi isiklikku äri ja sai isiklikku kasu. Ja kui mina istuksin Moskvas, siis ma ei oskaks paremat asja kui Euroopa Liit tahta. Lihtsalt ei oleks võimalik paremat asja tahta kui Euroopa Liit. See süsteem on nii idiootlik, nii kasulik Venemaale või ka Hiinale, et siin nagu arvata, et rahvuslased on kuidagi Putinile kasulikud, ei ole, vastupidi. Aga meie meedia jätab meil täpselt risti vastupidist mulje, et mistõttu mina alati teen üleskutse siin raadiosaates, et ärge vaadake ERR-i uudiseid, ärge lugege Delfi uudiseid, ma ei loe ka Postimehe uudiseid, mina soovitan muidugi uusi uudiseid lugeda, aga kui teil tingimata on vaja igavuse peletamiseks neid niimoodi oma päevarutiinis läbi surfata, siis ärge uskuge mitte midagi sealt. Aga minu soovitus on siiski alternatiivmeediat otsida. On olemas väga mõistlikke kanaleid YouTube'is, X-is, on olemas, muidugi probleem on selles, et see suures osas eeldab võõrkeelte oskust. Hästi palju on tänapäeval ikkagi tehisintellekt paneb tõlke juurde. Jah, Eesti küllaltki kohmakas võib see vahel olla, aga eestikeelsed subtitreid inglisekeelsele või ka venekeelse, mina venekeelt nii palju ei oska, et ma mingeid venekeelseid saateid saaks vaadata, aga kui ma panen sinna
kas eestikeelse või ka ingliskeelse tõlke alla, ma vähemalt saan aru, millest see jutt käib seal. Ehk siis teisisõnu ei ole hea olla nende tinistamise all, sest et kõik, mis teile sealt räägitakse, on vale. Kõik, mis teile sealt räägitakse, on teie enda kahjuks. Ja kuni sellest mustrist välja ei murra, senikaua inimesed ei saagi aru, et ma ju teen justkui õigeid asju ja ikka kogu aeg tuleb vale tulemus. No sellepärast, et tegelikult need ei ole õiged asjad. No ma soovitaks muidugi, kui me meediast räägime, vaadata ka alati, kes on mingi artikli autor. Kui te loete ikka kedagi Kelomeest või Pulka või Kiislerit, Vilja Kiislerit, ma pean silmas, mitte Indrek Kiislerit, või Aimar Altos. Ekvart Joakiti või neid on terve rida. Et vaadake alati, kes on autor ja kui te juba näete, kes on autor, siis te teate, et teile valetatakse. Sihikindlalt, teadlikult, tõde moonutades teile valetatakse. Jah, see on nii nagu sinu isa, meie tore vanaisa ütles ikka, kui ta vaatas Vene ajal Vremjat, et ma pean ju vaatama, mis nad meile valetavad. Et ma pean teadma, mis meile tahetakse nüüd täna pähe määrida, eks ole. Et see nii-öelda lähtekoht oli see, et kui Vremjas midagi öeldi, siis kõigepealt tuleb see keerata tagurpidi ja vaadata, kas ta siis on loogiline. Ehk siis kui öeldi, et see on halb, siis esimene reaktsioon on see, see on hea, aga miks nad ütlevad, et see on halb või miks nad tahavad jätta muljet, et see on halb või kas ta siis on hea, et kas see on loogiline, et ta on hea. Et see on see, mismoodi minu meelest nii-öelda filter, millega uudiseid vaadata, aga muidugi soovitus on üldse mitte neid uudiseid vaadata, mitte millestki ilma ei jää. No jah, päris nii ei saa, maailmas ikka kogu aeg midagi toimub ja ma ikka tahan teada, igal hommikul, kui ma lahti teen mingid meediakanalid, siis ma ütlen oma kallile prouale, et vaatame, kas keegi on täna mingi sõjaöösel alustanud. Et niisuguseid asju on ikkagi hea nagu silma peal hoida, mis maailmas protsessid toimuvad, sest et asju tuleb vaadata ka alati ikkagi pikemates perspektiivides, sest et ainult pikkades perspektiivides asjad asetuvad oma õigele kohale. Kui te nüüd võtate 2-3 aasta tagused Ukraina teemalised uudised ette, siis mustvalgel joonistub välja pilt, kuidas teile on valetatud. Alates sellest, kuidas Vene majandus kukub kokku, alates sellest, kuidas Putin sureb kohe ära ja kõik, mida seal on järjest ja järjest tulnud. Mehed said otsa. Et pikkades perspektiivis, igapäevaselt nad võivad teid ära petta. Aga pikas perspektiivis ei ole võimalik ära petta. See on nii nagu ütles, ma ei mäleta, vist oli John Kennedy, et võib ühte inimest petta kogu aeg ja võib paljusid inimesi petta mõnda aega, aga ei ole võimalik kõiki inimesi petta kogu aeg. Aga petta nad üritavad ja selge on see, et Eesti ühiskonnas on mingisugune täiesti arvestatav hulk inimesi, kes meelsasti elab selles valede maailmas, mida talle iga päev söödetakse ja selles valede maailmas elamise teeb lihtsamaks see, et nii-öelda nende päris uudiste kõrval, ma ei tea, siin poliitika või majandus või mida pakutakse ka ohtralt kõikvõimalikku kollast uudist, kes kellega käib, kes kelle maha jättis. Aga see on ka, vaadake nüüd, kuidas meil kas või see jõulupühade ajal, mida võimendati. Võimendati ju seda, kuidas need jõulud on üks õudne püha, kus pekstakse, juuakse ja vägivallatsetakse ja vaesed lapsed nutavad ja kuidas kingitustega, kes sai ja kes ei saanud ja et just nagu jõulud absoluutsele enamikule inimesteks ei oleks mitte puhkuse ja rõõmupüha ja Kristuse sünnipüha, vaid vastupidi, mingi peksmise ja õuduse püha. Loomulikult on alati olnud inimesi, kes joovad ennast täis ja laaberdavad ja lähevad omavahel karvupidi kokku, aga absoluutne põhimass inimesi tunneb pühadest rõõmu. Aga meil jäetakse mulje vastupidisest. Kui sa meediat vaatad, siis kõik Eesti mehed on vägivallatsejad, peksjad ja joodikud. Ja siis kui sa uudiseid loed või ütleme peenemat infot seal või seda nagu andmestikku vaatad, siis kus need peksmised on, kus need joodikud on? Lasnamäel, Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel. Need ei ole eestlased. Aga Eesti meedia jätab mulje, et kõige saastamad inimesed maailmas on Eesti mehed. Eriti kui nad on veel abikaasad ja isad. Ma ütlen veel kord, ei ole võimalik piisavalt palju põlastada Eesti meediat. Aga eks me ka siin oleme just kui raadios teeme saadet ja see on meedia. Tuleb teatud erandeid kindlasti silmas pidada.
täname kõiki oma kuulajaid nii selle aasta eest kui eelmise 10 aasta eest. Täname issandat möödunud aasta eest ja soovime kõigile head vana aasta lõppu ja ilusat uut aastat. Kohtume 4. jaanuaril. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.